Tere tulemast! Täna sukeldume kujutava kunsti põnevasse maailma, et uurida ühte selle olulisemat aspekti – kompositsiooni. Sõna kompositsioon tuleb ladinakeelsest sõnast composito, aga mis see täpselt on? Kompositsioon kujutavas kunstis viitab pildi struktuurile või korraldusele, mis määrab, kuidas erinevad visuaalsed elemendid on paigutatud ja suhestuvad üksteisega. See hõlmab kõike alates objektide asetusest lõuendil või paberil kuni värvide, joonte ja vormideni, mis moodustavad terviku. Kompositsioon koosneb mitmest põhielementidest, mis mõjutavad kunstiteose üldist visuaalset mõju. Nüüd vaatame 8 põhielementi, millest kompositsioon võib koosneda. Rõhutus. Rõhutus on pildi fookuspunkt või keskne element, mis haarab vaataja tähelepanu ja annab pildile struktuuri. Tasakaal. Tasakaalu saavutatakse visuaalsete kaalude jaotuse kaudu pildi erinevates osades, tagades, et ükski ala pole ülekoormatud ega alakoormatud. Rütm. Rütm viitab pildil korduvatele elementidele, mis loovad visuaalse liikumise ja dünaamika, meelitades vaataja silma. Suunad. Need on jooned või vormid, mis juhivad vaataja pilku läbi pildi, aidates määrata kompositsiooni suunda ja voogu. Proportsioonid. Proportsioonid aitavad säilitada objektide õiget suurust ja suhet üksteisega, luues visuaalset tasakaalu ja realismi. Värv ja kontrast. Värvide ja kontrasti kasutamine mõjutab pildi emotsionaalset tajumist ning aitab esile tuua olulisi elemente või luua sügavust. Jooned ja vormid. Need on pildi visuaalsed elemendid, mis määravad objektide piirjooned ja kontuurid, aidates defineerida nende kuju ja ruumilist suhet. Negatiivne ruum. Negatiivne ruum. See on ruum pildi ümber või objektide vahel, mis aitab tasakaalustada kompositsiooni ning rõhutada positiivse ruumi elemente. Aitäh!